Tere, minu nimi on Diana Poudel ja kutsun teid üles hoogu andma projektile Laagri huvikooli robootikaklassid. Hooandja projekti raames soovime luua natuke üle 100 koha Laagri huvikooli, kus oma vanuseastmele vastavalt saab iga laps õppida robootikat. Nii, sellega me teeme oma programmeerimise programmi lahti. Sealt me saame õpetuse, kuidas ehitada, õpetuse, kuidas programmeerida ja pärast saate ise seal enda roboti tööle panna. Nii. Kõige üllatavam on see, kui kiiresti lapsed õpivad selliseid asju, mille õppimiseks mul läks tunduvalt kauem aega, kui neil läheb. Kui mina oleks pidanud nende vanuses õppima seda, kuidas hammasrattad töötavad, mina küll ilmselt ei oleks aru saanud. Ei, see on ka lühike. Meil on üks niisugune jupp. Tehke niimoodi, et üks ehitab, teine otsib. Ahaa, sa unustasid selle. See on suu. Nii. My God. Õige, Simmo. Aga ma ei tea, milleks see on. Okei, ära neid sasja ja. Meil tuleb juba pea. Miks see siia ei lähe? Näevad, ohoo, robootika, legod, ehitamine, arvutid, jess, ma tahan seda. Küsida, paneme täringu sinna. Vaata, paneme täringu. Nii, tõmba hiir ära, nüüd paneme. Mis hääl see oli? Ma tahan kanda. Juhendaja roll on suunata. Juhendaja peab istuma kõrval, vaatama, et kui vaidlused lähevad liiga suureks, siis natukene tundeid maha rahustama. Kui õpetajad välja koolitada, siis see robot, mis mul siin laua peal on, seda on võimalik kasutada füüsikatundides, keemiatundides, matemaatikatundides. Robootikas on imelihtne, kõik lapsed saavad sellega hakkama ja need teadmised ja kogemused, mis laps omandab, seda ei ole mitte millegagi võrrelda. Alguses vaatasime video, mida see teeb. See video väidab, et kui me selle arvutiga programmeerime tööle, see peaks vist suuga midagi tegema. Ma saan aru küll, miks siin ei ole juppi. Siit vaatab see silmaseadletist läbi. Aga muidu päris lihtne. Ma tahaksin nii väga endale sellist robotit, kes teeb ise raha mulle. Kõigepealt me võtsime mingi ühe suure Lego jupi ja siis panime sinna külge aju. Ahviaju. Kui vaadata juhendit, siis tundus päris kerge. Aga kui ilma juhendita, siis oleksime ikka päris jänni jäänud Simmoga. Tule ja anna projektile hoogu. Kui sa oled Saue valla või Laagri kooliga seotud, siis andes hoogu projektile, saad olla kindel, et sügisel on robootikaringid huvikoolis olemas. Kui sa ei ela siinkandis, aga sa tahaksid väga, et ka sinu kodukohas ja sinu lapse kodukoolis oleks olemas selline võimalus, siis isegi väikese toetusega annad sa tegelikult märku, et sinu jaoks on oluline mõte, et 21. sajandi koolilaps saaks õppida programmeerimist juba varakult.